täna on 6. juuni ja aasta on 2013. Me täna alustame rahvusvahelise noorte rütmimuusika festivali esimese päevaga ja täna on selles mõttes huvitav päev, et esinevad Saue muusikakooli mitmed õpetajad ja õpetajad õpilased ja hästi palju huvitavaid tegevusi on siin ja palju muusikat kuulata. Täna kuuleme Jaak Lutsoe uue CD esitlust kontserti. Esinevad Jaak Sooäär, Mairo Marjamaa, Anna Kučinski, Mart Soo ja veel noori muusikuid. Loodan, et see festival tuleb kõigile huvipakkuv, meeleolukas ja rõõmus. Head kuulamist ja tere tulemast festivalile Visioon! Duo Jaak Sooäär ja Mairo Marjamaa on verivärske kooslus. Jaak Sooäär on tunnustatud džässikitarrist nii Eestis kui ka Euroopas. Mairo Marjamaa on noorema generatsiooni saksofonist, kes osaleb erimuusikaga mitmekülgsetes projektides. Mõlemaid seob õpetamine. Nimelt on Jaak Sooäär hinnatud pedagoog Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast. Mairo Marjamaa on õpetanud Saue muusikulist džässmuusika osakonnas. Juhtumisi on Jaak omakorda ka Mairo õpetaja. Kavas on mängimiseks omalooming ja kunstilisemad džässipalad. Jaak Lutsoe ja Kersti Alamur kvintett. Käesolevale plaadil on kokku kogutud mõned palad Argentiina helilooja Astor Piazzolla kirevast loomingust. Laiem üldsus tunneb Piazzollat ilmselt eelkõige tema instrumentaalpalade kaudu, kuid olles olnud mõnda aega abielus lauljatar Amelita Baltariga, kirjutas ta ka hulgaliselt laule, millest oleme teile kuulamiseks oma valiku teinud. Jaak Lutsoe ja kvintettis musitseerivad Eesti tipp-džässmuusikud. Seetõttu on ka meie lähenemine Piazzollale improviseerivas võtmes. Kvintetile iseloomulik omapärane kõla tekib põnevate instrumentide, akordioni, bassklarneti, tablade, kitarri ja kontrabassi ebaharlikust ansamblisse sobitamisest. Kontrastiks džässmuusikutele kõlab plaadil klassikalise kollituse saanud sopran. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilastest. Ansamblit juhendab Jaak Lutsoe. Anna Kučinski +3.
Anna Kuczynski on noor laulja, kes õpib Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias džässmuusikat Kadri Voorandi käe all. Ta katsetab aktiivselt erinevates muusikalistes stiilides, osaleb festivalidel ja konkurssidel. Anna Kuczynski +3 esitab kava, mis koosneb arranžeeritud bebopi ajastu džässi standarditest. Kalle Pilli Mart Soo. Kalle Pilli on õppinud kitarri Marek Taltsi käe all Pärnus ja aasta otsakoolis Mart Soo juures. Duo on astunud üles esmakordselt. Floss on saanud alguse Saue muusikakoolist. Oleme koos mänginud ligikaudu 2 aastat. Meie repertuaar on üppis lai. Oleme mänginud ja mängime swingi, reget, funki, poppi, gypsy, džässi ja nii edasi. Kõik see on toimunud tänu meie värvikale koosseisule ja kogenud juhendajatele. Meie kollektiivi kuuluvate persoonide keskmine vanus on 17,5 aastat. Seni oleme üles astunud väiksematel lavadel, kuid sammud on suured ja sihid on seatud kõrgele. Tasa ja targu parandame maailma. Bändi juhendajateks on Iljo Tooming ja Marjo Marjamaa. Oleme rõõmsad noored, kes armastavad muusikat. Narva Jazzbänd. Bänd on aktiivne džässfestivalide osaleja nii Narvas, Sillamäel ning mujal Eestis. Repertuaaris on džässiklassika. Bändi juhendaja on Boriss Barshini. Ellu on viidud palju koosprojekte vokalistidega, solistidega, instrumentalistidega. Paljud orkestri liikmed on valinud oma erialaks muusika ja džässmuusika elukutse. Boriss Barshini arranžeeringud on tehtud konkreetselt selle koosseisu jaoks.
Kadri Voorand ja Heliotroop. Ansambel Heliotroop on alates 2012. aasta sügisest koos tegutsenud ansambel, kus mängitakse bassist Mingo Rajandi ja pianist Kirke-Karja loomingut, milles segunevad džässi, maailmamuusika ja uusklassika helikeel. Kasutatakse Eesti kaasaegsete poeetide tekste, sekka ka maailmaklassikasse kuuluvaid luuletusi. Muusika on stiililiselt kirev ning sisuliselt ning väljenduslikult emotsionaalne, eksperimentaalne, nagu seda esitavad interpreetidki. Bändi solist Kadri Voorand on noor ja särav Eesti džässlaulja ja helilooja, kes on esimeste seast pärinud väärikauhinna aasta noor džässitalent. Omapärane improvisatsioon ja helilooming on toonud auhindu nii Eestis kui võõrsil. Kadril on ilmunud 2 autorialbumit, neist viimane Kosmogooniline etüüd on juba võitnud publiku südamed ja olnud väga menukas. Hetkel on ta EMTA džässiusalanud. Ma rahva hulka kaua vaatasin. Ma rahva hulka kaua vaatasin. EMTA rahvusvaheline noorte laiendatud big band. Taani saksofonist Jens Christian Jensen, muusiku nimega Chappe, on Põhjamaades üks tuntumaid big bandi heliloojaid. Jens Chappe Jensen on viimased 10 aastat tegutsenud peamiselt oma big bandiga Blood, Sweat, Drum and Bass Big Band, millega on välja antud mitu plaati ning esinetud mitmel festivalil, sealhulgas ühe Euroopa suurimal muusikasündmusel Roskilde festivalil. Samuti on Jens Chappe Jensen Taanis Aarhusis asuva Jüti muusikaakadeemia Jyske muusikkonservatoorium Aarhus rühmimuusika osakonna juhataja ning sama muusikakõrgkooli big bandi kunstiline juht. Festivali Visioon raames ja programmi Erasmus toetusel annab Jens Chappe Jensen 6.–7. juunil 2013 aastal 2-päevase workshopi Eesti Raadio esimeses stuudios. Workshopist võtavad osa EMTA, Otsakooli õpilased ja festivali Visioon külalised, kellest komplekteeritakse laiendatud koosseisuga big band. EMTA big bandi juhendab Teet Raik ning Otsakooli big bandi Siim Aimla. Workshopi raames valmistatakse ette Chappe Jenseni kompositsioonidest koosnev kontsertkava. Festivalil Visioon annab laiendatud koosseisuga EMTA rahvusvaheline noorte big band avaliku kontserdi Eesti Raadio esimeses stuudios. Koserov ja Siim Aimla kvintett. Esitamisele tulevad kuumad Ladina-Ameerika rütmid selle muusika suurustelt nagu Mongo Santa Maria, Paquito de Riviera, Tito Puente, Chucho Valdez. Lisaks kõlavad veel salsapalad Bob Mintselilt ja Michelle Caminolt.
Ansambel Sisi Pops on Saue muusikakooli noorema kooliastme ansambel. Kokku sai tuldud 2012. aasta sügisel, et saada koos musitseerimise kogemusi ja tunda sellest kõigest rõõmu. Repertuaari moodustavad hetkel mõned tuntud jazz- ja popmuusikaseaded. Go to rehab. I said no, no, no. Yes, I'm being black, but when I come back, you will know, no, no. I ain't got the time, but if my daddy thinks I'm fine, he's trying to make me go to rehab. I won't go. Marita ja Hanna. Oleme kaks neiut Tallinna külje alt Keilast, kes on tegutsenud koos juba veidi üle aasta. Põhiliselt oleme teinud erinevaid covereid, kuid töötame ka originaallugude kallal. Otsime alati uusi võimalusi ja väljakutseid, et ennast edasi arendada. There's nothing you can teach me that I can learn from Mr. I said no, no, no. Yes, I'm being black, but when I come back, you know, no, no. I ain't got the time, but if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go. Sillamäe muusikakooli rütmimuusika osakonna ansambel. Tegutseb aastast 2010 Toivo Undi juhendamisel. Bänd esitab mitmekülgset repertuaari, kuhu kuulub pop- ja jazz-muusika klassika. Ansamblit iseloomustab noortele muusikutele omane musitseerimisrõõm. Aafrika asi. Kui lähete Aafrikasse ja küsite, et how much this drum, you know, I must pay. Ja siis nad ütlevad, 1000 euro ja siis sa võtad selle trummi, mängid 5 euro. Sellepärast, et nii kui nad näevad, et te olete professionaalne trummar, siis nad teid enam ei narri. Praktiline väärtus ka sellele. Jälle kõik koos alustame. Ja!
kõrvedega trummimees mängib midagi ette ja kõik teised proovivad järgida. Vaadake, kas teil tuleb välja. Peaaegu. Okei, väga hästi. Korraks veel. Ilm kokku. Ja. Väga ilus. Ja kõik koos 3 korda. Ja! No nii! Iljo Tooming ja Kalle Klein. Duo koosneb kitarristist Iljo Toomingust ja saksofonist Kalle Kleinist, kes on musitseerinud koos üle 20 aasta. Üle pika aja on nad saanud taas kokku ning seekord on kavas esitada tuntumaid džässistandardeid ning Kalle Kleini loomingut. Koosseisu muudab huvitavaks ka see, et lisaks akustilistele saksofonidele kasutab Kalle Klein ka E2VI-d ehk elektroonilist puhkpilli. Susanna-Aleksandra Veldi, Jaak Lutsoja, Peedu Kass. Laulja Susanna-Aleksandra Veldi sündis Tallinnas Eestis 1989. aastal muusikute perekonda.
Tema vanaisa Aleksander Jabov on tunnustatud klarnetist ja džässmuusik ning eelkõige tänu temale on džäss just Susanna elus juba varasest lapsepõlvest suurt rolli mänginud. Visioonil esitatakse oma lemmikuid prantsuse muusikast. Susannat on alati paelunud prantsuse kultuur, ta on lõpetanud prantsuse lütseumi, õpib praegu Tartu Ülikoolis prantsuse keelt ja kirjandust ning on elanud Pariisis. Tous les jours je reçois venez vite, c'est gentil chez moi. Venez-y, c'est gentil chez moi. Venez-y, comme c'est gentil chez moi. Venez-y. Aitäh!